Aitäh, hea istungi juhataja, lugupeetud kolleegid saalis, tubades ja inimesed ekraanide taga. Tegelikult see tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu on ju appitulek Vabariigi Valitsusele. Me tahame nende tööd teha lihtsamaks, me tahame, et kõik vaataksid koos rahva poole. Ja see on puhtalt Eesti rahva jaoks tehtud eelnõu, kus tulumaksu maksja, temale jääb rohkem kätte. Ehk tööinimene, kes töötab Eestis, kes kasvatab peret, kellel on elukoht Eestis, kes töötab siin, temale jääb tulumaksu maksmise järgselt rohkem raha kätte. Ja see on kõige suurem garantii inimestele ja riigile, et Eesti riik on kaitstud. Mida me veel siis teeme? Et selle seaduseelnõu headus väljendub selles, et läheme samm-sammult. Kui nüüd ei ole toetatud teisi maksulangetusi, siis antud maksufestivali raames on tulumaksu vähendamine, selle vähendamise protsent üks suur oluline otsus Eesti tööinimestele. Ja seda sellepärast, et see kätte jääv raha ju läheb uuesti ringlusesse. Ja see ringlusest, kuna on käibemaksu tõstetud, siis käibemaks tuleb läbi tarbimise ja see rohkem kätte jääv raha läheb uuesti kasutusse. Ja läbi selle tuleb ka rohkem laekumisi riigieelarvesse. 2020, kui EKRE oli valitsuses, siis see käidi läbi. See on praktiliselt läbi proovitud, et kui me langetame makse, siis on laekumised eelarvesse garanteeritud stabiilsemad ja ka suurenevad. See ei ole pseudoteema, et riigi Rahandusministeeriumi ametnik tuli ütles, et 200 miljonit jääb vähemaks. Mille pealt see 200 miljonit tuli? Seal võib-olla oleks Exceli tabelist ühe linnukese ära võtnud, oleks 100 miljonit raha rohkem olnud. Nii et seda Exceli tabelit arvestades on see väga põnev, et numbritega on alati hea manipuleerida, et öelda, et see toob vähem raha, aga nüüd me näeme ju aasta alguses, ja tulebki vähem raha tegelikult, et maksutõusud ei ole toonud seda loodetud tulu riigieelarvesse. Mida siis see praegune valitsus on teinud nende maksudega? Kõige esimene oli perede toetus, kaotati ära, suurperede toetus. Hakati järjest aktsiise tõstma. Sellest aastast on kehtestatud uus maks ehk siis automaks, mis on tavalisele Eesti inimesele, kes elab ka maapiirkonnas, regioonides, see on tema jaoks tarbeese. Ja selle pealt ta peab maksma maksu. Suureneb maamaks, see on kõik eluliselt vajalikud tegevused ja nendele maksu otsa panemine, veel seda enam, et tulumaksu protsendi suurendamisega jääb kätte jäävat raha jääb ka vähemaks. See näitab seda, et praegune valitsus ei hooli oma rahvast, ta teeb kõik selleks, et rahvalt viimane raha kätte saada ning peidetakse ennast selle taha, et julgeolekumaks ja sõda käib ja rahandusministri kuldsed sõnad eile olid, et nemad maksu ei tõsta, et maksu tõstab Putin. Et nemad tahaksid hoopis kõike teistpidi teha, aga Putin on see, kes maksu tõstab, millest saab ainuke mõtlev inimene aru, et rahandusminister ja praegune valitsus tegeleb Putini propaganda elluviimisega. Makse tõstab ja langetab ikkagi meie Vabariigi Valitsus ja praegune Riigikogu. Ja kui Riigikogu enamus on otsustanud neid tõsta, siis see näitab seda, et nemad ei hooli oma rahvast. Läti näide. 3 minutit lisaks. Aitäh. Läti näide, samamoodi. Nemad maksude kallale ei läinud, kuid ometi riigikaitsekulud tõstetakse 5% peale. Kui meil öeldakse, et eile rahandusminister ütles, et kogu maailm ei oska mitte kuidagi toimida, et tema ainult teab, kuidas kõik läheb õigesti. Aga Läti ometi läks sellega, et riigikaitse protsent läheb 5%, maksu ei tõsteta
ja inimesed püüavad hakkama saada ja saavadki hakkama. No muidugi kurb on see, et endised koalitsioonipartnerid, kes olid sotsid, suured rahvateenrid, tõstsid makse, nüüd kui on vaja näidata, et võiks ka midagi langetama hakata rahva heaks teha, on nad kadunud. Õhtu vabaks võetud, tore olla. Ja nii see valitsus käibki, kord võetakse ühtepidi, kord teistpidi. Nii et ma ütleks seda kindlasti, et antud eelnõu tuleb toetada ja antud eelnõu teeb Eesti rahva olemise paremaks. Aitäh! Suur tänu teile!